Tere! Täna võtame ette ühe päris provokatiivse idee Matthew Bocoté essest, mis kannab nime Kaks läänt. Ja see keskne küsimus ongi, kas tõesti on nii, et läänemaailm on laiali lagunemas? Just seda Bocoté väidabki, et lõhe tekib mitte väljast, vaid seestpoolt. Okei, läheme siis asja tuuma juurde. Idee on tegelikult üsna lihtne, aga samas väga sügav. Nimelt, et me ei saa enam rääkida ühest ja ühtsest läänest. Pigem on tegu kahe täiesti vastandliku leeriga, mis justkui elavad samal territooriumil. Ja siin me näemegi neid kahte maailma kõrvuti. Ühel pool on see, globalistlik kord, kõigile ühtsed reeglid, rahvusülesed institutsioonid ja seadus, mida kasutatakse ka ideoloogilise tööriistana. Ja teisel pool täielik vastand, rõhk rahvuslikele demokraatiatele, rahva suveräänsusele ja sõnavabadusele. Kaks täiesti erinevat nägemust, kuidas ühiskond peaks toimima. Aga kus see kõik alguse sai? Kuidas me siia jõudsime? Selle teooria järgi peitub vastus ühes konkreetses ajaloolises hetkes, mis pidi meid justkui ühendama, aga tegi hoopis vastupidist. Ja see hetk on loomulikult 1999, Berliini müüri langemine. Paljude jaoks oli see vabaduse võit, aga selle teooria kohaselt sai sellest hoopis alguspunkt uuele globalistlikule režiimile. Ja sellele režiimile hakkas aastate jooksul tekkima vastupanu. See niinimetatud populistlik mäss. Ja nüüd, tänapäeval, on see mäss jõudnud impeeriumi südamesse, näiteks Trumpi-suguste tegelaste kaudu. Ja vastaseis on vältimatu. Need jah, müüri langemine ei toonud rahu, vaid hoopis uue 30 aastat kestnud konflikti. Ja mis juhtub, kui üks pool tunnen ennast ohustatuna? Selle teooria kohaselt hakatakse ehitama uusi müüre, aga need pole enam tehtud kivist ja betoonist. Just, tsitaat ütleb kõik. Asutusele võetakse uus Berliini müür digitaalne ja juriidiline. See on võimas kujund, eks? Idee on selles, et luuakse uus süsteem, et ohjeldada seda, mida nähakse ohuna. Ja need ei ole lihtsalt tühjad sõnad. Teooria toob välja väga konkreetsed näited. Saksamaal räägitakse peamise opositsioonipartia keelustamisest, Ühendkuningriigis uurib poliitiline politsei aastaid vanud sotsiaalmeedia postitusi, Prantsusmaalt tsensureeritakse meediad ja suletakse aktivistide pangakontosid. Nii et see argument on, et tegu pole juhuslik intsidentidega, vaid süsteemse ja koordineeritud vastutegevusega. Ja kõige selle keskmes on ühe põhimõtte ümbermõtestamine. Mõiste õigusriik. Varem oli see justkui kilp, mis kaitses meid riigi omavoli eest, aga nüüd, väidab allikas, on sellest saanud midagi muud. Sellest on saanud tööriist, relv, ideoloogiliseks tagakiisuramiseks ja kaudseks tsensuuriks. See on päris raske süüdistus. Aga see lõhe ei jookse ainult läbi poliitika ja õiguse. See läheb palju sügavamale, otse meie rahakottideni. Räägime majandusest. Siin tuuakse sisse mõiste fiskaalne õiglus. Kõlab ju hästi, eks? Aga allika väitel on see tegelikult lihtsalt uus, ilusam nimi vanale asjale, kleptokraatiale. See on idee, et eraomand ja sinu säästud polegi tegelikult päris sinu omad, vaid kuuluvad kollektiivile. Ja et seda illustreerida, tuuakse näide Prantsusmaalt. Mõelge korraks selle numbrile. Väidetavalt maksab seal tulumaksu ainult 48% kodanikest. Mida see tähendab? See tähendab, et vähem kui pooled inimesed kannavad kogu riigi maksukoormat. Ja see toetab argumenti, et üha väiksem grupp peab üleval pidama üha suuremat ja kulugamat riiki. Ja vastusena pakutakse välja täiesti teistsugune mudel riigieelarve koostamiseks. Tavaliselt riik kogub maksud ja siis otsustab, kuhu raha kulutada. See mudel aga pöörab kõik pea peale. Esmalt paneme paika, mis on riigi absoluutselt vältimatud kulud. Siis arvutame välja, kui palju see maksab ja alles siis määrame maksud täpselt selle summa katmiseks. Ideeks on riik justkui dieedile panna. Näljuta metsalist, nagu öeldakse. Piiratas sissetulekuid, piirad ka võimu. Ja see tsitaat siin võtab selle majandusliku konflikti tunde väga otsekoheselt kokku. Riik leiab, et sinu raha kuulub talle ja jätab sulle vaid sendid oma elu korraldamiseks. Päris teravalt öeldud. Ja me jõuamegi viimase võib-olla kõige olulisema punktini. On üks teema, mis selle teooria kohaselt on justkui kompass, mis näitab kõige selgemalt, kus see lõhe kahe lääne vahel jookseb. Ja see teema on migratsioon. Just siin põrkuvad need kaks maailmavaadet kõige valusamalt ja kõige nähtavamalt. See on see sümptoom, mis paljastab kogu probleemi ulatuse, kui nii võib öelda. Nii et lõppkokkuvõttes ei paku see analüüs meile lihtsaid vastuseid,
Vastupidi, see jätab meid õhku rippuma ühe väga suure küsimusega. Kas see lõhe, millest me rääkisime, on üldse kunagi parandatav või seisabki lääs silmitsi lepitamatu ja vältimatu pooldumisega? Mõtteainet siin jagub.